Metsas oli alanud varajane kevad. Lumi oli sulamas, linnud laulsid ja jänesed lippasid rõõmsalt ringi. Rebasjoonu ärkas oma soojas koopas ja sirutas laisalt. Täna on just see päev, mil ma lõpuks leian Metsajärve saladuse, ütles ta iseendale. Juba aastaid räägiti, et järve põhjas peitub midagi, mis muudab selle vee igal kevadel hõbedaseks. Kuid keegi ei teadnud, miks. Ta võttis kaasa oma väikese koti, kompassi ja suure kaardi ning astus uduse metsa vahele. Varsti liitus temaga Jänkkoonu, kes näris porgandit ja küsis, kuhu sa jälle teel oled, rebane? Avastama. Tuled sa Jänkkoonu minuga kaasa? Aga muidugi. Nad ei olnud veel kaua kõndinud, kui kohtasid suurt karu, kes istus suure kivi peal ja vaatas kaugusesse. Me läheme uurima Metsajärve saladust, teatas Jänkkoonu elevil. Suur karu ei öelnud midagi. Ta tõusis aeglaselt, noogutas ja asus nendega koos teele. Mida sügavamale metsa nad läksid, seda vaiksemaks muutus kõik. Järsku kuulsid nad vaikset sosinat, nagu puulehed räägiksid omavahel. See on metsa hääl, sosistas karu. Mu vanaisa rääkis, et kui mets sind usaldab, näitab ta sulle saladusi. Järsku kadus tee. Kaart ei aidanud ja isegi Rebasjoonu kompass pöörles ringi nagu tuulelipp. Me peame jääma siia ööseks, ütles karu. Öösel lõkke ääres jutustas igaüks loo sellest, miks nad tahavad tõde teada. Rebasjoonu tahtis olla kõige targem uurija metsas. Jänkkoonu tahtis lihtsalt teada, mis teeb vee nii ilusaks. Suur karu ütles rahulikult, mõnikord ei ole oluline see, mida me leiame, vaid see, kellega koos me otsime. Hommikul ärkasid nad udus. Kui päike lõpuks läbi murdis, nägid nad enda ees Metsajärve. Järv säras. Mitte tavalise päikesevalguse tõttu, vaid otse kui seestpoolt. Kolmik läks vee äärde. Vees ei olnud earet ega saladuslikku eset. Aga kui nad vaatasid vee sisse, nägid nad iseenda peegeldust, mis muutus. Rebasjoonu nägi iseennast kui vanameistrit, kes õpetab noori metsaloomi tarkust armastama. Jänkkoonu nägi ennast kui rõõmsat aednikku, kes kasvatab porgandeid kõigile. Karu nägi, et ta istub suure puu all ja kõik loomad kuulavad teda, kui ta räägib rahust ja loodusest. See ongi Metsajärve saladus, ütles karu lõpuks. See näitab meile, mida me südames tegelikult otsime. Kui nad lõpuks tagasi jõudsid, polnud nad samad loomad. Rebasjoonu õpetas metsalastele joonistamist ja kaardi lugemist. Jänkkoonu tegi väikese aiamaa kõikidele. Karu istus igal õhtul puu all ja rääkis rahulikke lugusid. Mets oli jälle täis laulu, naeru ja vaikset mõistmist. Ja keegi ei rääkinud enam Metsajärve saladusest, sest nad teadsid, et tõeline saladus on see, kes sa tahad olla.